siin on kitseaedik. Palun ärge toike kitsi, aga paitada võib. Hästi sõbralikud. Nii pidid ainult emased kitsed olema. Tahad ka kitsele bai-bai teha? No tee. Siin on kitsed ja kitsedallad. Jaa. Teeme talle bai. Läks peitu sinna alla. Ennem oli siin üks orav. Nüüd on pardipere hoovi peal. Need vist äkki toidetakse aknast või? Ootavad saiakesi. Järgmine asi on, et tulevad tuppa. Unleash the monster. Vikerkaar. Seekord on meil ikka mingi vikerkaare reis. See on nagu mingi 3. või 4. vikerkaar, mida me seal ühe reisi jooksul näeme. Nüüd lähme hüppama. Põhiatraktsioon on ära hüpatud, vaatame teisi ka. See on kiik või? Siuke nöörikiik. Kuidas sulle siis mänguväljak meeldis? Mis sulle seal kõige rohkem meeldis? Batuut ja mulle meeldis ka. Kas sa oskad mulle tagantjärgi öelda? Kuidas sulle Lego House meeldis? Väga rohelise. Mis sulle kõige rohkem sealt meeldis? Need skännid. Skännid? Need jah, need kes tantsisid selle peale, kui skännisid. Ja mulle meeldib kõige rohkem, et lõpus vaadata, mis sa tegid kõik. See meeldis kõige rohkem. Jah, seal oli see, et sul jäi käe peale kõik meelde ja siis sa said pärast masinast vaadata, mida nad tegid. Ja nii, et sulle meeldis Lego House rohkem kui Legoland? No jaa. Siin on elusloodust palju ja üks neist on teod. Näed, kui suur tiigu. Sest ei ole paista, kui suur. Paneme näpu kõrvale. Siis on nagu aru saada, kui pikk. Istuvad tee peal ja igal pool. Järgmine tigu on rünnanud. Üks on siin tee peal. Teine on siin tee peal. Üks paksem kui teine. Aga kus me nüüd läheme siis? Sõitsime meie hotelli lähedalt arvatavasti naaberhotelli hoovi pealt mänguväljaku. See on Lego Ninjago mänguväljak. Nii et see on nagu mingi ninja rada. See näeb nagu päris värske välja. Väike ninja tule. Nii et siis saad järjest kõrgemale minna. Vaata! Vaadake! Ja nüüd, kas väike ninja laseb siit liumäest ka alla? Ja nüüd. Tšau korter. Näed, nii korras on kõik. Tuled kustu, aknad kinni. Minek. Tšau. See on kokku vajunud. Äkki ööseks pannakse kokku või? Okei. Tšau auto. Nüüd siis tagasi lennujaama ja lennuki peale. Saime lennuki turvast läbi. Täitsa sujuvalt läks, Urmas pakib peale oma asju kokku. Et palju kiirem oli kui Tallinna lennujaamas. Ja inimesi oli ka vähe kusjuures, et õnneks ei olnud pikka järjekorda. Tuli välja, et laste veega on nüüd niimoodi, et
5-aastasena ei taha vett kaasa anda. Nii et Ugo vesi kallati ära. Nii et me peaksime Ugole uue vee saama kuskilt kraanist. Aga vähemalt ruudivett ei puudutud, mis on hea. Varsti lennuki peale. Minge lennuk tuleb. 2 tundi veel ja Tallinnas. Head reisijad, täname sind, et lendasid eesmärklikuga. Suures seega mitte keegi mitte ühelgi hetkel passi ei küsinud. Vahepeal ikka küsitakse, kas või lennukisse laskmise hetkel või midagi. Aga siis Tartu poole